kui on paigast ära kooli juhtimine, kui on paigast ära klassi juhtimine, et siis kuskilt otsast need tagajärjed tulevad. Mis asi on paigast ära? Ma olen päris palju aastaid nüüd üliõpilaste käest saanud tagasisidet selle kohta, kuidas klassijuhatajad nendega käitunud on, teevad oma kodutöid, samal ajal ka kuidas koolis juhitakse koole. Ja võin öelda, et probleem, mida esile tuuakse, on liigne autoritaarsus nii klassi kui kooli tasandil. Tõsi, on väga palju ka positiivseid näiteid, kus ei ole sellist autoritaarsust. Et siin peaks muidugi lahkama, mis autoritaarsus üldse on ja kust otsast on selline autoritaarne juhtimisstiil positiivne, aga sellest edaspidi, et etteruttavalt algõpetuses lasteaed ja esimesed 3 klassi on siis hea, kui õpetaja on selline hea isa-ema tüüpi, kes on just nimelt autoritaarne, aga ta armastab, hoolib ja samal ka nõuab, et sellel perioodil on nagu see õpetaja nagu isa-ema aine. Et probleemid hakkavad pihta tavaliselt seal kuskil 5., 4., 5. ülespoole ja sellest võiks siis edaspidi rääkida. Need küsimused, mis tulevad õpilaste poolt ja see informatsioon, mida mina klassijuhatajana vahendan õpilastele, et see on väga palju neid kujundav ja väga oluliselt mõjutav. Et seetõttu peaks kindlasti teadma, et kuidas see õigesti peaks toimima ja mis on ühe või teise tegevuse tagajärjed. Kas sa tahtsid öelda, et need lapsed, keda on õpetanud inimene, kes oskab juhtida, et need lapsed pärast oskavad ka ise paremini juhtida? No esimesel tasandil tahaks kindlasti, kui me eelmises teemas avasime enesehindamise teemat, siis see juhtimise eeskuju, mida nad iga päev klassis näevad, on vahend enesejuhtimise jaoks. Kui õppejõud suudab olla autoriteet, siis teda hinnatakse ka 7. ja 8. ja 6. et see on nagu väga tähtis. Aga neid erinevaid nüüd õpetamisviise, autoritaarne või autoriteetne, et neid tegelikult õpivad õpetajad koolis õpetajaks õppides. Et see on tegelikult minu arust kõige suurem probleem, et kõik inimesed ei sobi õpetajaks. Et on inimesi, kes oskavad võib-olla oma ainet üsna hästi seletada, aga ta ei suuda saavutada klassis autoriteetset seisu. Et see on tegelikult nüüd see koht, kus minu arust on see küsimärk ja probleem. Kõige suurem häda on liigne enesekesksus õpetajatel, kes ei arvesta grupiga, klassiga, teiste inimestega ja sealt tuleb ka see autoritaarne juhtimisstiil, sellepärast et ta üldiselt vilistab selle peale, mida sina seal tunned ja tema annab oma ainet, aga teda ei huvita klass. Me peame õpetama kooli, tähendab klassi kui kollektiivi, tähendab sealhulgas, et õpilased õpiksid olema kollektiivis, töötama kollektiivis ja õpetama kooli, tähendab, et eriealiste inimeste koostööd ja nii edasi. Et sellest aspektist on just see klassijuhatamine ja kooli juhtimine ka väga oluline. Ja teine teema, mida siin juba õnnalt nimetati, oli see mudeli küsimus. Tegelikult ta saab selle mudeli, mismoodi koolis omavahel inimesed suhtlevad ja ta läheb sellega ellu ja kui see mudel on, nagu siin väideti, selline autoritaarne, siis ta ei oskagi teistega koostööd teha ja kui ta läheb tööle ja seal nõutakse ta peaks nagu koostööd tegema, siis ta ütleb, et ma ei ole seda õppinud. Kui vaadata klassikalist siis grupi arengufaase, siis esimene faas on siis kujunemise faas, teine on konfliktifaas alati, 3. on kohanemis, 4. tööfaas. Et kui koolis on ikka, kirjutan oma raamatutes ka ja räägin loengutes, et kui koolis saaks need klassid vähemalt sinna kohanemise faasi, oleks juba päris hästi. Et see klass nagu hoiab kokku ja püüab nagu eesmärki poole. Eesmärk on muidugi õppimine ja areng, eks. Nii, ja teine asi on siis see, et see nii-öelda koostöö, grupiteooria ega midagi uut ma ei räägi teile, vaid on sotsiaalpsühholoogiast teada asjad. Et grupid arenevad kindlalt järgi see, mis kehtib klassi kohta, kehtib ka kooli kollektiivi kohta, kehtib ka töökollektiivi kohta. Ja kui paljud grupid jäävad konfliktifaasi,
ja ei saagi sealt edasi, siis see on draama, tähendab, et ja kui koolis on paljud klassid kuni lõpuni konfliktifaasis, ehk kui ta lõpetab kooli ära ja pärast kirjutab mulle, et mul polnud midagi head seal klassis, ainult halvad mälestused, head minema sai sealt. aga teine kirjutab, et küll oli tore, küll oli vahva, me olime nii tahva punt ja meil nii tore oli, õppisime kõik ja puha, nii et täiesti muuseas veel juurde, et esimesed klassid, kui ma lasen kodutöid teha õpetajatel, kes töötavad juba õpetajatena ja nad kirjeldavad siis lasteõpetajad ka, et arengufaas ja siis lasteaed ja esimesed 2 klassi saavutavad tööfaasi ja väga paljudes klassides ongi, töötavad kõik koos ja vahvasti ja puha ja nii tore on ja siis tuleb 4. klass ja siis tuleb 5. klass ja siis on kõik metsas konfliktifaas ja vahele paneb mürinale välja kuni sinna lõpuni välja ja klassijuhatajal on nüüd see ülesanne tegelikult aidata see klass välja sellest konfliktifaasist, sest konfliktifaas on loomulik seisund grupile, aga et aidata välja edasi ja kui klassijuhataja oskab seda, siis ta saab sellega hakkama, kui ei oska, siis ei saa ja siin loeb nüüd isiksus, siin loeb siis see tõesti, et kui ta hakkab jõuvõtetega läheb klassile kallale, siis ta ei saavuta muud kui, et kakleb nendega, aga eesmärk on saada klass selja taha endale, nii et kui sa saad klassi kohanemisfaasi, siis oled sa koos klassiga üks tervik ja klass aitab sind. Et teisnoogi rikkumised, klass kutsub korrale. Ei ole niimoodi, et õpetaja jõu elu sees 30 õpilast korras hoida ja neid pidad noomida ja puha, vaid et klass peaks karjaga reageerima, et see on nii lühike jutt nüüd, mis pikk oli. Need eelpool nimetatud nii-öelda need väärtused on iga vanema kohustus oma lapsele selgeks teha ja õpetaja peab neid lihtsalt toetama ehk siis jätkama nii-öelda selliste hoiakuid selliste väärtuste poolt, et ma loodan, et see on seal ka kirjas, et see on selline hoiakud nii-öelda jätk. No see on loomulik koostöös. Jah, et üks raadiosaade oli, kui ma kuulasin, kuidas küsiti, suvast helistati inimestele küsiti, et kas te vajaksite nagu tarkust, kuidas oma lapsi kasvatada ja seal oli kuskil tunnine saade ja enamik ütles, et ei vaja, me oskame niigi, mis oli päris lõbus. Et sisuliselt ikka ei oska küll ja see on koht, kuhu peaks teid panustama, et lastevanematele õpetada seda, kuidas oma lapsi kasvatada. Tõesti. Nüüd, kui nüüd on laps nii-öelda minu arvamust mööda jälle suhteliselt varases eas toimub see tuksu keeramine ja kui tal on need agressiivsed kalduvused juba ja ta suunab väljapool oma hädasid teistele väikestele inimestele, siis parandada saab seda ka ikka väiksest peast, et jälle lasteaed ja esimesed klassid on see kõige, juba enne Urmas rääkis siin, et kui tähtis on see algõpetus, see on tõesti tähtis, et seal, kui midagi ära teha saab, siis seal saab ja on nii palju häid õpetajaid, kes tõesti mõjuvad, kes oma isiksusega ja saabki sellest lapsest hoopis teine inimene, kes muidu tuleks välja, et pane sinna jõhkart klassi ette ja siis näed, mis sealt tuleks. Aga samal ajal, kui aeg läheb mööda, siis mida vanemaks inimene saab, seda vähem on šansse temaga nagu toime tulla. Ma kunagi noori uskusin siiralt, et on võimalik kuni kõrge vanuseni, ei ole, mina enam ei usu, et võib-olla see on viga, aga ma olen tähele pannud, et kuskil juba 16-17 aastaselt on asi juba päris raske. Tähendab, meil on koolis iga hommikuring. Enne kui hommikuringi teeme, me jookseme. Lapsed on tänapäeval laisemaks läinud, vanasti nad jooksid niimoodi, et 4. klass jooksis mul iga hommiku 3 kilomeetrit, 3. klass 2 ja siis esimene ja teine jooksid 1 kilomeetrit iga hommikul. Pärast seda me tegime hommikuõilmisi ja siis oli hommikuriik. Nii et meil kulus sellise, miks me seda teeme? Vaadake, lapsed ärkavad hommikul vara üles juba kella 6, hakkavad mingisugust vägivaldsed multikat vahtima. Ma kaua aega ei tabanud ära, aga mul üks poiss ütles, et ma ärkan üles, siis ma lähen alla ja siis vaatan need multikad ära, siis jõuan kooli. Ja siis kui ta kooli jõuab, siis ta on täis agressiivsust. Selleks, et see agressiivsus maha võtta, vaat selle pärast ongi teda vaja tunni alguses seda motoorikat, liikumisvajadust rahuldada, anda see võimalus, et ta ennast hingetuks jookseks. Ja siis pärast teeme hommikuõilmist ja siis me räägime hommikuringis. Hommikuringis me räägime, võtame kätest kinni, Jüri teab seda, ta on käid seal meil koolis. Et mina võtan tavaliselt selle lapse käest kinni, kes on, tunnen, et on klassi poolt nagu tõrjutud. Mina võtan kinni, miks ma seda teen? Näidata, et õpetaja hoolib selles mõttes, et minu jaoks ei ole tähtis, et mis perest ja missuguse staatusega ta on, vaid see, et mina hoian, hoolid temast sama võrdselt kui teistes käes on mul teine laps.
nii et ja siis lapsed siis räägivad sellest, mis nad on eilse päeva jooksul teinud. Kas või 3 sõna ütleb, et seal tuli tal onu tal külla või sünnipäeval või käis ta saunas või käis kinos. Aga see on see, et ma ütlesin seda, et kui laps tuleb kooli, siis et ta ei saa rääkida. Tänapäeva kooli häda on see, et lapsed suuliselt nad väljendada ei saagi. Nad kirjutavad kõik, sest kogu aeg kirjalikke töid on kiiremini ja paremini kontrollida, kergem. Nii nad õpivad üksteist kuulama, saavad aru, teevad valiku sellest, mis neil õpivad tegema valikud, sest ega ta kõik eilset päeva ei suudagi. Aga ta valib sellest sündmuste hulgast, see on nagu meediagi teeb, tema jaoks olulise ja teadvustab seda teistele. Ja siis nad saavad üksteise käest küsida, seal kas oli see tädi või onu või ühesõnaga, nad õpivad küsima, kuulama ja avalikult esinemist. Ja kui nad on seda teinud niimoodi, paljud õppepäevi on 175 päeva kooli aastas. Esimene aasta on osa nii, et kes seisavad kõrval ja kuulavad, ei tee suud lahti, aga teisel aastal juba teine, 3., 4. aasta on täielikult võtavad osa. Mina olen ikka see seisukohalt, et õpetajaks saab olla siis, kui sa selleks oled küps. Mina jõudsin õpetaja ametisse kuskil 38-9. Ja teine ma olin muid ametit proovinud väga palju ära. Ma olin 10 aastat, ma siin seletasin, sõitsin mööda Nõude suurt Venemaad, sõitsin rongidega ringi, nii et tormi ja tungi aastad kestsid kaua. Aga siis ühel hetkel ma tavasin ära, et aitab küll. Et midagi peaks ikka tegema ka hakkama. Kaua sa siis ikkagi sellega seljas ja niimoodi ringi rändad ja seda maailma avastad enda jaoks. Ma olin tööl, ma olin külmusvagunites. Külmusvagunitega vedasin. Ma olin mehaanik, külmusmehaanik. Nii et ma olen olnud tuletõrju ja nii poole need ametid on ennem. Ma ei poolda seda, iseenesest tähendab, minu jaoks on see inimene, kes enne kooli on midagi muud ka teinud. Ta on rikkam, ta on elu näinud mitmepalgelisel ja ta oskab lastele ka tuua. Tal on seda pagasit jagada. Igasugune juhtimine, on ta siis kooli juhtimine, on ta siis klassi juhtimine või mingi grupi juhtimine, eeldab siis seda, et sa oleksid pädev või tugev nendes valdkondades. Esiteks see pehme pool, see on see, ma hoolin, siin just praegu tuli välja, et see pehme pool on hästi tugev. Ilma selleta õpetaja ja hästi algklassi õpetaja nagu ei saagi. Et ta hoolimine, et näevad inimesed, et sa hoolid ja teine on hoolitsemine, 2 asja. Üks on, et ma hoolin, et ma mõistan, saan aru sinust ja teine, et ma tõesti aitan ka. Et tõesti võtan käest kinni, nagu siin oli praegu mõlemad variandid olid, kumasid välja. Et see pehme pool peab olema ja suurte ja väikeste inimeste puhul muidugi erinevalt, et välispiisikste juures on seda kõvasti rohkem vaja seda hoolivust ja hoolimist, aga suurte puhul ka, et kui sa kujutad ette oma juhti, kes te siin praegu töötate kusagil, kas teie juht on teile näidanud välja, et ta hoolib teist või püüdud aidata mingil viisil või ta lihtsalt tuimalt ootab sult tulemusi ja vaata, kuidas sa suhtud juhisse. Nüüd see on see pehme pool, see strong või tugev pool on siis tahe ja tegutsemine, et tahe koolis on see siis selline kehtestav käitumine, et saavad õpilased aru, et sa oled õpetaja rollis ja tugev ja nõuad ja ootad. See tahe on sul olemas ja teistpidi, et sa oled järjekindel tegutsemine, et sa tegutsed aktiivne ja see on see tugev pool. Kui see on puudulik, ainult hoolivus on, siis lähevad õpilased üle kätte. Praktikud teavad, et kui sa seda ja ainult hea oled, siis seda peab asi kurvalt. Nüüd 2 tippu on veel see teemandil, üks on eetika ja kui sa oled ebaeetiline, sulle koolis õpetana võitakse palju andeks anda, aga ebaeetilisust mitte. Kui sa kedagi taga räägid või paned näo järgi hindeid, siis õpilased sind ei armasta ja ei saagi armastada. See üleandmine ei peaks olema niimoodi, et üks kevadel lõpetab ja teine sügisel alustab, vaid need 2 inimest peaksid hakkama oluliselt varem koostööd tegema, et ta saaks aru, mida ta üle võtab, millised traditsioonid, millise kultuuri, milline on see teema, mis on neid lapsi enne kujundanud ja ta suudaks selle kollektiivi tervikuna üle võtta ja siis juhtida ja seda teemat edasi lihtida. Ja loomulikult, kuna siin eelmises teemas ka me arutasime seda, et kuskohast need inimene neid asju õpib ikkagi läbi tehes, et mina arvan, et tulevase koolijuhi, kas või ütleme siis õppalajuhatajana koolijuhil, kes on tegelik siis õpetajate poolt koolijuht, selleks kasvamise teel on vaja läbida klassijuhatamise etapp, et kujutada ette, kuidas need asjad lisaks infole ja haridusele praktiliste kogemuste kaudu ette kujutada ja juhtida. Meie Eesti koolisüsteem on natuke teistsugune kui mujal maailmas,
et seetõttu ma ei ole päris kindel, et kas koolidirektor, kes on majandusjuht ja suure süsteemi personalijuht, et kas tema peaks seda läbi tegema või mitte, et siin ma jään nagu kahtlevale seisukohale. Milline peaks olema see juhtimisstiil, mis laseks õpetajatel olla selline õpetaja, nagu meil täna ka siin just selline näide oli, et kes on tõesti motiveeritud suhtlema lastega ja kes tahabki nii-öelda individuaalselt kõikidesse suhtuda. Et neist kasvaksid sellised toredad kodanikud ja tervete enesehinnanguga inimesed. Kui inimesed ühise eesmärgi poole koos töötavad, siis nad teevadki koos tööd ja ei ole mingit moodi sundida tarvis seda. Nii et see iseregulatsioon toimib. Nüüd, milline ta võiks olla, ta võiks, kui me nüüd erinevaid stiile vaatame, on palju erinevaid käsitlusi, aga mulle meeldib High McFairy oma, kus on 3 autoritaarset, üks on juht, üks on see hea isa ja ema tüüpi, mis nagu algklassidesse sobib, teine on siis selline sundiv, mis on selline klassikaline autoritaarne stiil ja ülinõudlik, mis on selline, kus kõik peab täpselt käima nii, nagu juht tahab ja see on päris hirmus. Ma olen töötanud mõned aastad selliste juhtide all ja see oli ikka kohutav küll. Sa oled kogu aeg süüdi ja kogu aeg sa ei oska ja kõik pidevalt pahandatakse sinuga. Ülitäpselt tuleb teha seda, mis kästakse. Nüüd need on autoritaarsed stiilid ja nagu enne öeldud, siis algklassides seda juhtivat stiili on vaja lasteaeda ka, aga demokraatlik stiil, millest siis võib ju vaielda, et kas see nimetus on õige, mõni ütleb, et see on nagu koos, selline koostegevusele suunatud stiil, aga igal juhul on seal üks asi on see, et grupi inimesed, kes grupis on, et saavad aru, et nendega arvestatakse, neid kuulatakse ja jälle eksiarvamus, et sageli usutakse, et demokraatlik stiil tähendab, et kõik arutatakse omavahel läbi. Ma olen Venemaal palju seda kohanud sellist arusaamist, et kõik mitte arutatakse läbi, vaid otsus võetakse vastu ühehäälselt või läbi arutades, siis on demokraatlik stiil. Ja venest ütlevad, milleks meil sihukest jama vaja on, meie ei taha läbi arutada, nii ei jõua kuskile, kui igat asja me arutame, aga ei. Demokraatlik stiil ei tähenda seda, et kõik arutatakse läbi ja otsustele jõutakse, vaid kasutatakse küll ka demokraatlik otsustamist, tõsi küll, aga et kuulatakse ära ja just koolis, kui õpetaja annab klassile vabadust otsustada, mõtelda, kas või kooli klassiõhtute korraldamises, et juba varakult, et nad saaksid aru, et nemad on ka otsustajad ja inimesed ja sealt kaudu jääb see inimese kasvamine, et kui ta lõpuni on autoritaarne, tõsi küll heatahtlik nagu see juhtiv stiil, et ütleme gümnaasiumi õpetaja, sihuke hea ema või hea isa, kõik on tore, aga ikka tehakse, mis tema tahab ja õpilased ise suurt otsustada midagi ei saa, siis väidan seda, et tulevad õpitud abitusega inimesed ülikooli ja mujal, aga lähevad ka, kes ütlevad, kuidas tuleb. Näita mulle, kuidas tuleb teha. Sa ütled tal teed, küsib kuidas, ütle mulle kuidas. Ja ongi häda käes. Et meie tahaksime, et tuleks selline aktiivne inimene, kes ise otsustab ja teeb valikuid ja selleks on sellised sundivad stiilid on pahad. Need rikuvad selle ära. Hea juht vahetab stiile ja ei ole niimoodi, et üks stiil kogu aeg, vaid see on nüüd mitmete uuringutega saadud, et kui sa oled ainult demokraatliku stiili esindaja, siis sul kohati ei tule väsi välja, et nii koolijuhil kui ka õpetajal on sageli mõne õpilasega tarvis olla ka sundiva stiili, kasutada sundivat stiili, sest sinu demokraatlik stiil ei tööta. Aga arvatakse niimoodi, et kooli juhtimisel võiks olla valdav demokraatlik stiil, et ta suunab õpetajaid just sellele aktiivsusele, initsiatiivile, koostegevusele ja siis võib-olla muid stiile nagu arendavad ja liitvad ka. Siin on veel natuke asi läheb keerulisemaks, sellepärast et sageli sõltub, kes mu raamatuid loeb, siis sealt saab teadmist juurde, et juhi käitumine sõltub ka arengufaasist, et kui kool on konfliktifaasis, kool kui organisatsioon on grupi konflikti arengufaasis, siis tuleb käituda teisel viisil, kui ta on, ütleme, kohanemisfaasis. Mina tahan öelda oma klassijuhataja kohta, et tema oli äärmiselt õiglane või võrdse kohtlemisega. Ükskõik, kui see laps tuli, mis perest, ta alati hoolis, ma tundsin seda ise. Ma teadsin, kuna ta oli meie naabrinaist, ta käis ikka vahest oma emaga rääkimas, eks ju, et mis nüüd oli, aga ma alati tundsin seda, et ta käis ka nende laste kodus, kes olid probleemsed lapsed, aga ka seal, kus kõik oli korras. Et ma ei tea, kas siis tol ajal oli see kohustuslik õpilaste kodus käia, eks ju. Ma ei tea, aga igal juhul tema käis, et ta aga see on päris tähtis tegelikult, et see oli see otsene suhe lapsevanema, õpetaja, lapsega, et see nagu toimis ja
ütleme, kui need klassijuhataja tunnid olid, siis bioloogiatund, siis meil kuidagi oli rahulik see õhkkond. Seda sellist negatiivsust või seda nagu laste lahterdamist, kas see on hea või halb, seda tuli näiteks matemaatikatunnis ette või sealt tekkisid mingid eelarvamused. Enne kui mingisugust mängu mängima minna, me koostame ühiselt reeglid. Kas või trihvaa mängus on täpselt reeglid paika panetud, et ei saaks vääriti aru, sest sellest tekivad konfliktid. Samamoodi on näiteks on meil reeglid paneme paika näiteks, kui uisutama lähme või suusatama lähme või jalgratta matkale, kuidas lähme. Ka teatrisse minnes me harjutame ennem, kuidas teatrist tuleb üksteist, mitte tagumik ees minna sinna, vaid kõnnime ja mängime läbi selle. Samamoodi mängime läbi näiteks, kuidas kui laps tuleb hommikul kooli teretamist. 4 võlusõna, mis peaks iga laps koolis saama, on millised? Või lapsepõlvest kaasa. Tere, palun, aitäh ja head aega. Võt. Ja me mängime niimoodi, et 1. septembril me ei mängi, aga 2. septembril mängime koolis nii läbi, et laps, kui tuleb klassis, ta ütleb kõigile tere, teised vastavad. Laps, ütleme niimoodi, et mina olen klassis, ütleme, et ärme vastabe talle. Laps läheb ukse taha, koputab, tuleb sisse ja ütleb tere. Ja terve klass on vakka. Ma küsin nüüd teiste käest, et milline tunne teil on nüüd? Või selle poisiks, milline tunne sul oli nüüd, et kui keegi vastavad? Ta raputab pead. Saab aru. Mis tähendab teretab. Ma ütlesin, et teretamise kaudu mul on hea meel, et ma sind näen. Mul on koolimaja sildi asemel kirjutatud kooli ukse peale puust ära lõigatud tere. Sa oled oodatud siia. Tere. Ja koolisilt on hoopis kaugemal. See ei ole üldse koolimaja pealgi. See on hoopis 2 kasse vahel tipub koolisilt. Nii et reeglite paika panemine, nende fikseerimine. Mul on isegi näiteks lumesõja reeglid on, kui talv tuleb, lumi tuleb maha. Mul on reeglid on välja prinditud. Ja seal on viimane lause on see, kui millegi vastu eksisin, siis tulen ja vaatan, millise reegli vastu ma eksisin. Nii et kui nad tülid tulevad ikka. Ainuke suurelt kirjutatud reegel koolis on mul olen sõbralik ja hoolas. Rohkem reegleid koolis vaja ei ole. Kui ma olen sõbralik ja hoolas, siis ei ole ju ülejäänud reeglid vaja. On ju nii? Ja see on meie kooli kuldreegel. Et olen ikka arvamusel, et samad asjad, mis siin õpetaja kohta kehtivad ka vanemate kohta, et on 3 asja, mis nagu mõjutavad laste arengut positiivses suunas või negatiivses. Ja esimene on see armastus laste vastu. Ja pange tähele, mitte armastus, vaid see, kas lapsed saavad aru, et neid armastatakse, sest vanemad nagu ikka armastavad oma lapsi, aga nad sageli mõtlevad irratsionaalselt, et lapsed saavad aru nende armastusest ilma, et nad seda välja näitaks. Aga reaalselt on niimoodi, et see vanem võib olla väga nõudlik, kuri, karm, elu raske, raha vähe. Mis sa kooperdad, jumal küll, no kus sa tuiad, seal panevad riidesse juba. Ja kui niimoodi, vaadake, kuidas lastega suheldakse ja kui niimoodi käib pidevalt, siis kus see laps saab seal teadmis, et ta on armastatud ja lastepsühhiaatrid ütlevad, et kui laps esitab endale küsimuse, et kas mu vanemad mind armastavad, siis on asi juba metsas. Nii et väga paljud lapsed tajuvad, et neid ei armastata või hoolita ja siis see sama teadmine tekitab seda miinusmärki sinna sisse ja sageli projekteeritakse see välja poole teistele inimestele. Nii et seal on muidugi teine asi veel, heade laste saamiseks peab olema siis ka reeglid, mis siin juba räägiti ära koolis ka, kodus ka reeglid, armastuse reeglid ja kolmas on kokkulepped, alguses selline väikeste laste puhul nagu sundus ja siis hiljem juba kokkulepped, ütleme 5-6 aastaselt. Nii et nii see elu on päris lihtne ja muidugi juurde veel siis ka see õiglus ja muud asjad. Selle vabaduse loosungi all, mis siin vahepeal ringi liikunud ja mõne inimese peast ei ole väljagi saanud, tahaks ikkagi tagasi tulla selle järgi, et vabadus vajab ikka mingit piire ja arusaami ja struktuuri, et selles vabaduses hakkama saada. Et kõige suurem vabadus on vaba langemine, aga see lõpeb tavaliselt kõva matsuga. Aga kui meil vaba langemisel on kasutada langevari, mis on struktuur või puri, millega me saame juhtida ennast või tiivad või mis iganes, et meil peavad olema vahendid ja siit ma tahaks siis edasi selle juurde jõuda, et kui meil klassiõpetaja lõpetab oma klassijuhtimise ära ja siis lapsed langevad vabalt sinna murdeikka ja aineõppesse, siis on kindlasti vaja neile ühte tugiisikut, mitte psühholoogi või psühhiaatrit, kes tegeleb juba siis, kui asi hukka on läinud, vaid kes ennetavalt proaktiivselt selle klassiga
ja selle lastega tegeleb. Esiteks, nagu Jüri kenasti välja tõi, lapse enda arengutasandil, teiseks lapse kui kollektiivi tasandil, et teda ette valmistada tulevaseks eluks nii üksi hakkama saada kui kollektiivis hakkama saada. Ja sellega tahakski nagu seda teemat lõpetada, et klassi juhatamine on oluline ja teadus kindlasti aitab, varustab klassijuhatajat selle relvastusega, millega tahaks seda klassi paremini juhtida. See tähendab seda, et klassijuhataja peab samuti õppima, mitte ainult aineõpetaja. Klassijuhataja peaks siis valdama selliseid stiile, kui juhtimisstiilist rääkida, nagu arendav stiil, mida ta teeb niikuinii, kui ta hea klassijuhataja on iga õpilase puhul, et siis ka need arenguvestlused, mis vahel on formaalne ja jube, aga vahel on väga tore ja kasulik. Sõltub õpetajast jälle ja kuidas ta seda teeb. Ma olen kohanud inimesi, kes ei ole elus õppinud arenguvestlust ja teevad seda päris hästi ja siis inimesi, kes on õppinud ja teevad väga halvasti. Nii et nii ta on. Nüüd teistpidi on siis see liitestiil, mida peab jälle iga juht kasutama teatud hetkedel, aga koolis on hästi tähtis, et seda klassi nagu liita kokku ja need on need tavad üritused. Mul oli, mäleta, kui mu pojad olid pisikesed, siis mis pisikesed, esimene teine klass, ikka pisikesed, siis kutsus klassi, õpetaja kutsus meid kõik lasvate koosolekule ja siis me mängisime koos mänge, tegime igast üritusi koos vanemate ja lastega, see oli nii tore. Ma ronisin laua alla ja jooksime seal ringi ja tundsin ennast ka 5-aastasena või 6 või 10-sena. Päris metsik oli see kõik. Aga igal juhul selle aastase tralliga sai sõpradeks, lapsevanemad said sõpradeks ja see kõik oli maru tore. Nii et sisuliselt see liitmine oli väga-väga heal tasemel ja sageli, kui näiteks gümnaasiumisse tullakse kokku eri kohtadest, jälle oleks nagu vaja, et aidataks, et see klassijuhataja aitab nagu, et ta ise ei organiseeri, aga ta suunab